pastoraat on ühe ammuse visiooni täitumine. Tartu Teoloogiaakadeemia loodi 1992. aastal ja juba siis sai peetud plaane oma kodu soetamiseks. Ja mõte oli, et see Tartu Teoloogiaakadeemia õppehoone ei oleks mitte ainult koht, kus on loengupidamiseks ja siis õppetöö korraldamiseks ruumid, vaid et sinna oleks koondatud erinevad kristlikud organisatsioonid, ettevõtmised, mis annaks siis ka üliõpilastele võimaluse õpitut praktikas rakendada. Esimene katse seda visiooni ellu viia algas 1995. aastal Tartus Lossi tänaval, hoone 3032. Oli meile erinevatel põhjustel silma jäänud. Ja 4. juulil selle samal aastal toimus siis seal ehitustööde alguse õnnistamine. Ja sai kinnitatud sinna selle maja seinale ka tahvel, kus peal seisis Jumala sõna Taaveti lauluraamatu 127. peatüki 1. salmist. Kui Jumal ei ehita koda, siis näevad ehitajad selle kallal vaeva ilmaaegu. Kahjuks ei õnnestunud meil siiski saada piisavalt raha, et seda hoonet valmis ehitada. Vaid see töö jäi pooleli ja hoone oli üpriski varemetes ja palju aastaid. Aga see tahvel seisis seal endiselt. Ikka kuulsin vahest üliõpilaste kaudu linna pealt, et meid pilgatakse selle pärast. Küll tehakse nalja, et Jumalal sai raha otsa või et küll on rumalad usklikud, usaldavad Jumalat ja hakkavad siis sellist projekti vedama. Mõtlesin, et peaks minema õhtu pimeduses ja selle tahvli sealt maha kruvima seina pealt, aga mu käsi ei tõusnud seda tegema. Ja ühel hetkel ma mõistsin, et see tahvel seal, olgugi et on pilgete põhjuseks, on tunnistus sellest, et Jumal toimib oma soodu. Et meie inimestena vahest teeme plaane, aga Jumala plaanid võivad tegelikult olla hoopis teistsugused ja me peame lihtsalt sellega leppima ja usaldama Jumalat. Kui sinna on Jumala sõna sellisel moel kinnitatud, siis sellel on oma väärtus ja sellel on oma põhjus. Ja niimoodi seisis see tahvel sellel maja seinal kuni 2012. aastani, kui lõpuks seda maja renoveerima hakati. Hoopis siis teised mitte Tartu Teoloogiaakadeemia tarvis. Ja siis selle maja haldaja küsis, et kas võib selle tahvli maha võtta. Võtsin siis selle endale kontorisse hoiule, et kui ükskord tuleb aeg, siis Jumal juhatab õige koha, kuhu see tahvel peab saama kinnitatud. Igasugused pingutused enda õppehoone soetamiseks jätsime sinna paika. Ja lasime lihtsalt Jumalal oma tööd teha ja meid juhtida. 2018. aasta algul küll oli olukord, kus me lihtsalt vajasime paremaid ruume, sest me üliõpilaskond oli kasvanud ja enam ei mahtunud olemasolevatesse renditud ruumidesse. Hakkasin siis otsima erinevaid võimalusi. Ja ühe võimalusena jäi pilk peale praktiliselt Tartu Pauluse kirikust üle tee Riia kvartali arendusele. Üks hoone oli püsti ja veel mitu hoonet ootasid oma järge. Ja siis mõtlesin, et võib-olla on võimalik uue ehitatava hoone projekteerimise juures juba kaasas olla ja siis saada ruumid vastavalt meie vajadustele kujundatud, et me saaksime valmis siis seda hoonet rentida või neid ruume rentida, kui maja ükskord valmis on. See ei olnud küll arendajale just kõige sobivam plaan, aga tema pakkus välja, et laseb oma arhitektidel, ilma et meie mingisuguseid kohustusi peaksime võtma, meie visioonist lähtuvalt ruumiplaani teha ja kui meil õnnestub saada
piisav raha sissemaksuks, et siis me saame koos seda projekti edasi viia. Aprilli lõpus 2018 olin ma selle visiooniga Ameerikas ja tutvustasin ühele grupile inimestele. Alustasin siis rahastuskampaaniat selle heaks. Ja eesmärk oli, et 6 nädalaga koguda annetustes 100 000 eurot. Et kui see juhtub, siis on võimalik anda arendajale lepingule allkiri. Ja see tõesti juhtus, kuigi ei uskunud seda ise ega vist ka keegi teine mitte, aga 6 nädalaga oli 100 000 eurot annetustest Ameerika Ühendriikidest peamiselt väga suures enamuses kokku kogutud. Ja siis tuli sellega edasi minna, usaldades Jumalat. 2019. aasta septembriks olime jõudnud nii kaugele, et see keskkond siin oligi juba peaaegu valmis saamas. Annetustest oli kogunenud ligi 400 000 eurot selle natuke rohkem kui aastaga. Ja et kogu seda protsessi, mida enam ei saanud peatada, lõpule viia, oli vaja võtta veel 1,25 miljonit laenu. Mida me nüüd maksame ja mis on meile tõesti suur väljakutse. Me oleme suutnud selle visiooni tõesti ellu viia. Täna siin pastoraadis on Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia. Me teostame siin erinevaid noortele suunatud ettevõtmisi. Samuti on siin piiblikool, hingehoiukeskus, samuti hingehoiutöö erinevaid väljundeid saab siit koordineeritud. Siin on pereraadio, meil on ka külaliskorter. Et need erinevad ettevõtmised kõik kannavad endas seda sama mõtet ja väljundit ja olemust, mida on aastasadade jooksul endas kandnud siin Eestimaal ka pastoraat. Ja sellepärast on ka selle koha nimeks pastoraat. Ma loodan väga, et ka siin Eestimaal leidub neid inimesi, kes tunnevad, et nad tahavad oma panuse anda selleks, et Jumala lootusrikas sõnum võiks jõuda inimesteni. Ja anda oma kinnituse sellele, et kui meie inimestena tunneme, et me oleme võib-olla mitte õigeid valikuid teinud või me ei tea, kuidas edasi minna, siis usaldades Jumalat me saame selle juhtimise. Ja et see tahvel, mis kunagi 95. aastal sai kinnitatud ühe maja seinale ja kui see tollane plaan, mis oli meie inimliste plaan, ei saanud teoks, siis täna on see plaan teostunud. Ja see Jumala sõnaga ja tema tõotusega tahvel on leidnud oma koha pastoraadi seinal. Kui nüüd sina soovid samuti olla selle pastoraadi ehitaja ja siia oma käe jälle jätta, siis kutsun sind toetama seda tööd ja andma oma annetus selle heaks, et me saaksime oma võetud laenukohustused täita. Meie kodulehel tartupastoraat.ee/anneta on väga lihtne oma annetus teha. Samuti võid sa omalt poolt kaasa aidata meile sel moel, et tuled, rendid meie ruume või soovitad kellelgi rentida meilt ruume, sest sellisel moel me saame ka täiendavaid vahendeid, et oma võetud kohustusi täita. Ja loomulikult oleme me väga tänulikud eestpalvete eest. Sest seda tööd ei ole võimalik Jumala õnnistuseta teha. Ja samuti
palun ma Jumala õnnistust sinule. Et meid Jumal hoiaks ja varjaks ja saadaks igal elutee sammul.